Kui otsid endale koju või kontorisse juhtmete turvasüsteemi, mis on nii nutikas kui ka taskukohane, siis oled õiges kohas. Tere, mina olen Reijo ja täna vaatame üle LDC turvasüsteemi koos mõne lisaseadmega ning näitan ära ka, kuidas seda kõike üles seadistada ilma professionaali abita. Mis selle turvasüsteemi huvitavaks teeb, on see, et kogu süsteem on sisse ehitatud sellesse seadmesse. Nüüd su esimene reaktsioon on kindlasti, et mis asja, see on ju lihtsalt liikumisandur ja sul on pooleldi õigus, liikumisandur on ta küll, aga sellesse seadmesse on ka sisse ehitatud GSM valvekeskus, mis tähendab, et ta täidab käske ja suhtleb kõikide teiste seadmetega. Selle nimi on Pitbull Pro ja see sobib ideaalselt keskmise suurusega kodu või kontori kaitseks. Täpsemalt siis hoonetesse pindalaga kuni 150 ruutmeetrit. Sellele saab ühendada kuni 16 juhtmevaba lisaseadet. Valvesse või valvest maha võtta saab seda näiteks kõigest ühe kõnega. Liikumisandur on ka loomakindel ehk koduloomad kuni 40 kilogrammi sellele seadmele valehäiret ei tekita. Lisaks on mul siin veel ka juhtmevaba sõrmistik. Sellel on 16 LED nuppu. Saatja vastuvõtja töötab sagedusel 868 MHz. Leviala sisetingimustes on kuni 30 meetrit ja otsenähtavuse korral isegi kuni 1000 meetrit. Toimib ta siis 3-kordse A patareidega ning patareide eluiga on kuni 48 kuud, nii et ei pea muretsema, et tuleks neid tihedalt vahetada. Järgmiseks on mul kaasas ka suitsu ja CO andur, mille patareide eluiga on kuni 18 kuud. Siis on veel LDC magnetkontakt, mis siis on mõeldud akende ja uste kaitsmiseks. Huvitav fakt selle kohta on see, et tal on lisatud ka põrutuse andur, ehk siis sissetungimisest on võimalik teada saada isegi enne, kui uks on avatud. Leviala siseruumides on sellel kuni 30 meetrit ja otsenähtavuse korral isegi kuni 3000 meetrit. Ja patareide eluiga sellel on kuni 5 aastat. Ja viimaseks on mul siin LDC kaugjuhtimispult, mis avatud aladel siis annab signaali edasi kuni 1700 meetrit. Vaatamata sellele, et tal on 4 nuppu, saab sellele programmeerida kuni 8 tegevust. Seda siis tänu sellele, et tal on eraldi programmeeritavad lühike ja pikk nupule vajutus. Patareide eluiga sellel on kuni 10 aastat ning valikutes on 3 värvi: must, münt ja korallpunane. Muidugi on erinevaid seadmeid, mida süsteemi ühendada veel palju. Nagu näiteks lisaliikumisandurid, sise- ja välisireen, juhtmega sõrmistik, puutetundlik sõrmistik, veelekkeandur, juhitav pistikupesa ja palju veel. Nagu ma enne juba mainisin, siis kogu süsteemi saab ühendada kuni 16 lisaseadet, nii et jätan sulle tutvumiseks ka siia e-poe lingi video alla. Nüüd aga vaatame lähemalt, kuidas seda süsteemi endale üles seadistada, ehk siis võtame selle Pitbull alarmi pakist välja. Selline ta välja näeb. Tagumisel paneelil on meil siin toite ots, mini USB kaabli ots ja vajadusel saab ka juhtmega seadmeid siia ühendada. Kõigepealt meil on vaja tagumine paneel ära võtta, seda saame teha siit alt. Nii ja nii lihtsalt see tagumine paneel ära tuleb. Nii nagu näha, siis kogu süsteem on meil siin sees. Siin on meil 2 SIM-kaardi pesa. Kui sul on ainult 1 SIM-kaart olemas, siis pane see siia poole. Nii, ja kui nüüd SIM-kaart on paigaldatud, siis võime tagumise paneeli peale tagasi panna. Ja nüüd ühendame siia lihtsalt toitekaabli. Ja nüüd 1 minuti jooksul lülitab see seade ennast ise sisse. Nagu näha, siis seade annab märku, et ta on sisse lülitatud ja saame seadistamisega edasi minna. Järgmiseks sammuks ongi siis SIM-kaardile helistamine. Nii, aga helistame siis sellele SIM-kaardile, vaatame, mis ta teeb. Ja nüüd meile tuligi sõnum, kust me siis näeme, et meie alarmsüsteem on peaaegu üles seatud. Nagu näha, siis süsteem andis meile parooli, küll aga on see suvaliselt genereeritud parool, nii et me peame selle praegu ümber muutma ja selleks lihtsalt sisestame vana parooli, siis tähekombinatsioon PS2V ja sisestame enda uue parooli. Ja nüüd ta vastaski meile, et meie uus parool on üles seatud, mis omakorda tähendab meie jaoks seda, et meie valvesüsteem on nüüd täiesti töövalmis.
nii, ma panen nüüd selle natukene eemale, sest ma tahan teda aktiveerida, aga ma ei taha, et ta siin mul karjuma hakkaks. Kui me tahame nüüd alarmi peale panna, siis lihtsalt helistame oma SIM-kaardile ja ootame 3 piiksu. 1, 2, 3. Näed, pani ise ära. Ja ongi üles seadistatud. Et väga mugav. Ja nüüd samamoodi, kui me tahame seda maha võtta, siis helistame oma SIM-kaardile ja ootame 1 piiksu ja siis ta paneb ise ära kõne ära ja siis peaks olema süsteem valveta. Okei, siin on juba 2. 3. piiksu juures siis jälle. Väga. Ja nüüd peaks olema süsteem ilma valveta, vaatame, kas ta hakkab karjuma. Ja tundub, et on valveta. Väga hea. Nüüd, kui me oskame telefoni teel valvet üles panna ja maha võtta, siis vaatame üle ka, kuidas läbi tarkvara kogu seda asja teha ja kuidas lisada uusi seadmeid ning hiljem vaatame üle ka selle mobiiliäpi. Nii, ja ma olen nüüd arvutis, olen LDS kodulehel, panen selle lingi ka video alla kirjeldusse. Aga nüüd kerime siia alla ja installime endale LDS Utility Online Installeri. Nii, ja kui meil on see installitud ja avatud, siis kõigepealt teeme endale kasutaja. Ja siis peame kinnitama oma emaili aadressiga. Nii, ja nagu me näeme siis, ja nagu meile see ütleb, siis selleks, et konfigureerimist alustada, saame siis connectida kaugelt või saame otse ka USB kaabli kaudu ühendada. Asja lihtsustamiseks, kuna meil USB kaabel on olemas ka, siis ma panen lihtsalt selle kaudu. Ja nüüd, kui meil ongi Pitbull Pro ühendatud tarkvaraga ära, siis saame kõike siit jälgida. Ja kindlasti esimene asi, mida me siin võiks üle vaadata, on users ehk kasutajad ja siit me saame siis kontrollida, kui palju meil kasutajaid on, mis nende õigused on ja mida nad siis teha saavad. Mina olen praegu admin endale pannud üks tähtsamaid asju kasutajate all on kindlasti määrata endale master code. Master code on siis selline põhiparool, mida teades sa saad siis muuta suuremaid seadeid ning sisse või välja lülitada ka alarmi. Lisaks sellele saame muuta ka üldsätteid, kasutajaseadeid ja siin saame siis määrata igale tegevusele või olukorrale eraldi, kas me siis saame SMS-teate või mitte. Ja kui meil on peres mitu liiget, kes kõik tahavad olla selle süsteemiga ühenduses, siis siit saame ka panna add new user ehk lisa uus kasutaja, paneme talle nime, kasutaja ning siis saame valida, mis võimalusi ta saab kasutada. Kui näiteks soovime, et see kasutaja saab teavitusi ja kontrollida süsteemi läbi SMS-i ja helistades, siis paneme selle onni peale ja siia paneme siis tema telefoninumbri ning saame ka eraldi tema siis seadeid sättida. Aga järgmiseks ma arvan, et võiks ühendada ka ülejäänud seadmed ära ja selleks läheme siia Peripheral Devices alla. Ja esmalt ühendaks ära näiteks magnetilise ukse kontakti. Selleks, et seda ära ühendada saaksime, peame ta kõigepealt töökorda panema. Selleks, et ühendada magnetkontakti, võtame selle pakist välja. Ja selleks, et seda tarkvaraga ühendada, on meil vaja tagumine paneel ära võtta. Nii. Ja siin on meil patarei vahel väikene riba, eemaldame selle. Ja nüüd peakski see seade ennast süsteemiga ära ühendama. Nii, ja nii kui ma selle lipiku ära eemaldasin, siis ilmus minu ekraanile siia meie ukse magnet. Ta on meil küll praegu siin olemas, aga ta ei ole meie süsteemiga ühendatud ja selleks vajutame ta peale ning paneme add to system. Ja nüüd, kui see on süsteemiga ühendatud, siis seda on ka näha selle Wi-Fi märgi põhjal. Ja selle seadme peale klikkides saame siis seda ära võtta süsteemist, saame panna ta vilgutama, et me saaks näiteks testida, kas ta töötab ja siis veel saame selle seadme sätete alla minna. Sätete all saame siis muuta näiteks seda, kas ta on üldse
töövalmis või mitte. Siit saame ka nime muuta. Paneme näiteks esiuks. Ja nagu näha, siis nii zones kui ka tampers näitab, et on okei. Kui ma näiteks võtan ukse magneti ära, siis ta annab meile alarmi teate, mis tähendab, et uks on lahti. Järgmiseks ühendame siia suitsu ja CO anduri. Ja nii kui ma olen seadme töövalmis pannud, tunneb siis meie tarkvara selle kohe ära. Ta küll ei ole veel meie süsteemiga ühendatud, seega vajutame siia peale ja paneme Add to System. Ja nüüd ta on ilusti lisatud. Klikime peale ja läheme vaatame, mis meil seadetes ette tuleb. Suitsu ja CO andur annab küll häiret edasi täpselt nii kaua, kuni häire on kõrvaldatud, aga siin me saame seadistada seda, kui kaua ta annab sireeni edasi ka teistele suitsuanduritele. Ehk siis selle näite põhjal siin annavad ka kõik teised süsteemis olevad suitsuandurid häälega märku kuni 30 sekundit siis. Ja jällegist siis saame selle sisse välja lülitada ja saame alarmi nime muuta, näiteks elutoa suitsuandur. Ja siia vahele korraks ma lisaks nii palju, et vahel soovitaks vajutada seda nuppu siin Write Settings, ehk siis ta laeb üles kõik muudetud seadmed otse süsteemi. Vot nii, aga läheme siit edasi ja ühendame ära ka juhtmete sõrmistiku. Nii, ja jällegist süsteem tundis seadme kohe ära, vajutame peale ja paneme Add to System. Ja nüüd see on meil süsteemiga ühendatud, ehk siis ta on täiesti toimiv sõrmistik praegu ja vaatame, mida me siin muuta saame. No näiteks esimese asjana saame muuta seda, kui kaua kestab taustavalgustus pärast seda, kui oleme vajutanud viimast nuppu. Ja näiteks saame ka valida, kas sissepääsuloa saamisel see seade teeb piiksu või mitte. Nii, aga lähme nüüd viimase seadme juurde ja ma lisan meile süsteemiga puldi. Puldiga on õnneks väga lihtne, ainuke asi, mida tuleb teha, on ühte nuppu peal hoida umbes 2 sekundit ja siis süsteem tunneb selle juba ära ning me saamegi panna selle oma süsteemi sisse. Ja nüüd ta annabki meile teada, et me hoiaks all alarmi mahavõtu nuppu ja siis selle kaudu ta saab selle ära tunda ja ära ühendada. Ja ongi meil ilusti juhtmete pult ära ühendatud ja siin sätete all me saame siis valida, kes on selle puldi omanik, mis on puldi nimi. Ning siis saame siin ka valida iga nupu jaoks ning ka veel eraldi lühikese ja pika vajutuse jaoks tegevuse. Lühikese kliki valikud on igal nupul sellised. Vahet ei ole, millist nuppe me valime. Ja pika kliki jaoks on siis valikud kõikidel sellised. No põhimõtteliselt samad valikud, aga siin on siis veel lisaks üks valik ehk siis paanikaalarm. Ja siit edasi liikudes siis saame ka näiteks kogu oma süsteemi automatiseerida. Näiteks saamegi siit valida, et mingitel kindlatel kuupäevadel, kellaaegadel siis süsteem paneb ennast ise valvesse või siis võtab valvest maha. Kui me lähme siit edasi Cloud Services all ehk pilveteenuste alla, siis siit me näeme, et me saame kogu seda süsteemi ühendada telefoni äpiga. Ja järgmiseks ma lähengi enda telefoni ja näitan, kuidas seda täpsemalt teha. Nii, ja nüüd ma olen siis oma telefonis, ma olen küll Androidi peal, aga see äpp on ilusti saadaval ka Apple'i telefonide jaoks. Ja võtan lahti Play Store'i, otsin üles LDS ning LDS Security on see äpp, mida me otsime ja paneme install. Nii, ja nüüd kui see on installitud, siis lihtsalt avame selle. Ja kui sul veel kasutajat ei ole, siis kindlasti registreeri endale kasutajana. Mina siin kohal lihtsalt login sisse. Nii, ja nüüd kui me oleme sisse loginud, siis kohe esimese asjana ta ütleb meile, et lisa uus asukoht, add new location. Ja kui sul on see tarkvara arvutis olemas, siis seda on ülilihtne teha. Kui sul on LDS tarkvara arvutis olemas, siis ainuke asi, mida sa tegema pead, on skaneerima QR koodi, mis sul seal tarkvaras on. Ehk siis ma panen Scan Smart ID ja skaneerime ja ta tundis juba ära ja nüüd paneme siis sellele asukohale ka nime, kodu ja nüüd paneme add. Ning meie asukoht on edukalt lisatud ja nüüd ongi meil ilusti kogu süsteem ühendatud meie mobiiliäpiga ja siin esilehel me kohe saamegi kontrollida ja seadistada, kas meil on süsteem valvest maas või kas me paneme ta valvesse. Ja nüüd näiteks on meie süsteem valves.
aga ma võtan ta praegu valvest maha, muidu ta hakkab mul piiksuma. Siis järgmisel lehel saame kohe temperatuuri jälgida, seejärel on meil võimalik automatiseerida ja kui meil oleks ühendatud ka valvekaameraid, siis saaksime neid siit jälgida. Nii, aga võtame hoopis siit ülevalt vasakult küljepaneeli lahti ja siin on meil hea ülevaade sellest, mis on toimunud ja kus kohas ning siit saamegi kas siis asukohti vahetada, saame lisada, jälgida teisi kasutajaid, saame enda profiili vaadata ja siin muuta näiteks emaili või parooli ja saame näha, millal me viimati siin käisime ja siis on loomulikult ka sätted, kuhu me praegu lähme ja sätetes saame siis ka äpi keeld valida, praegu on ta inglise, aga siin on ka eesti keel täiesti olemas, nii et ma panen praegu eesti keele ja siis saame valida, mis on meie koduekraan, paneme, et koduekraaniks on kodu ning lisaks saame siis valida, kas ja milliseid teateid see äpp meile saadab. Näiteks ma võtan kõik välja siit ja panen sisse tagasi ning saan valida ka üksikult. Ja tagasi siis põhipaneelile minnes siis asukohtade juures saame ka sätestada enda asukohtade seadeid ning me saame neid ka lisada. Näiteks meil on kodu ja kontor on eraldi või meil on kodu ja maakodu, aga vaatame, mis me siin sätete alt saame valida. Siin saame muuta siis asukoha nime, asukoha telefoninumbrit, saame lisada ka pildi vajadusel, saame vaadata, kas meie süsteem on võrgus, kui tugev signaal on ja kas tal ka akut jätkub veel. Ja siin saame siis näha, mis alad meil kontrolli all on ja saame ka neile pildi lisada. Lisaks näeme siis oma alade temperatuure ning vajadusel saame seada üle viia teisele kasutajale. No võt, ja üldiselt ongi tegu väga konkreetse ja lihtsa äpiga, et tema põhifunktsiooniks ongi siis kas valvestada või valvest maha võtta, kaamerate olemasolul siis kaameraid jälgida ja lisaks siis veel mõned asjad, mida me saame jälgida. Kokkuvõtvalt siis tegu on väga targa, mugava ja taskukohase süsteemiga, mis sobib siis ideaalselt kuni keskmise suurusega korterisse või kontorisse ja mis põhiline on see, et iga inimene peaks saama selle paigaldamisega ise hakkama. Loodan, et see video oli sul abiks, sellega mina aga täna lõpetan, aitäh vaatamast ja järgmise korrani!